Tere kõigile ja täna teeks video siis millestki, mida ma pole varem väga nagu niimoodi käsitlenud, aga kuna need kogemused on niivõrd imelised, siis miks mitte jagada seda head energiat. Ja selle video ma tahaksin siis teha kehavälistest tšakratest. Ehk siis nagu teate, siis India süsteemi järgi meil on 7 tšakrat, mis on siis kroontšakrast kuni juurtšakrani, mis on siis energiakeskused, mis asuvad nagu füüsilise kehaga samas kohas. Ja need on nagu füüsilise keha territooriumi või piirkonnas on need tšakrad. Need käivad nagu sinuga kaasas selles mõttes, et see energiakeha ja need on, mis katavad su füüsilist keha ja on 7 esimest tšakrat. Aga sealt edasi on 8 tšakra, mis on pealae kohal, 9, 10, 11, 12 plejaadide süsteemi järgi. Ja need kogemused võivad olla väga imelised. Et 8 tšakra siis räägib sellest, et kuidas me suhestume Jumalaga ja mis on meie usk ja kõrgem mina ja selline. No see on päriselt kõigil inimestel olemas olev energiakeskus ja tervendustes üldiselt ma 8. edasi midagi ei puutu ega ei tee. Et 8 on siiski veel nagu teada, et kus see on nagu füüsilise keha suhtes, et ta on veel peale kohal selles mõttes. Ülejäänud meie täpselt ei tea, kus need on, selles mõttes, et nad on nagu veel vähem füüsilisemad. Ehk siis võimalik, et see läheb nagu järjest hõredamaks. Aga näiteks 11. tšakra ütleb, et kes sa oled selle galaktika suhtes ja see dimensioon on nagu väga ilus sealt kohast vaadatuna. Ehk siis me kõik mingil määral harrastame joogat. Ma mõtlen isegi need, kes nagu ütlevad, et nad ei harrasta joogat, aga teenivad Jumalat, et see siiski on üks joogavorm, võib niimoodi öelda, et erinevad uskude need süsteemid tegelikult kattuvad teatud määral. Ja kuigi need usud on erinevad, siis need on siiski nagu, kuidas öelda, need on kerge seda süsteemi nagu ühest teise viia või seletada. Näiteks, et sa oled kristluses ja sul on mingi süsteem, mingi õpetuste süsteem, sa võid selle kergelt viia budismi ja vastupidi. Või Hare Krishna on ja usk. Et seal on templil on oma need süsteemid on ja sa võid seda kergesti viia kristlusesse. Et see on nagu lihtne. Et need õpetused on kergesti teisaldatavad ühest süsteemist teise. Et ma ei tea täpselt, kuidas seda videot teha. Aga mis ma tahtsin öelda, et oli see 11. tšakra ikkagi, aga vahepeal see info nagu kipub kuidagi, et mingi teave on saamata kellelgi või midagi sellist, siis me peame nagu rohkem tegelikult rääkima või midagi sellist. Aga päriselt need hüpped võivad olla küll, et ütleme, et sa oled nagu teinud need 7 esimest tšakrat nagu lahti. 7. tšakra avamine on hästi raske. Kes ei ole seda, et see on kulminatsioon nagu selles mõttes, et kes ei ole seda teinud, siis see kõik on väga raske ja hästi imeline on see teekond. Aga kui sa sealt nagu saad edasi, siis need järgmised nagu, mul näiteks 11. tšakra avanes ise, et mingi sõber andis mulle mingit seent lihtsalt
11. tšakra ise avanes lihtsalt. Et seal nagu sealt edasi need ei nõua nagu nii suurt seda pingutust võib-olla. Ja kindlasti nendega on seotud mingid asjad, aga huvitav, et need on nagu kehavälised ja siis me teame vähem nende kohta, aga me tunneme need ära siiski, need on meie keha osad, selles mõttes, need on meie astraalkeha osad või siis meie energiakeha või kehavälise keha omad osad või meie hinge osad siis kuuluvad meile selles mõttes. Ja sa saad nagu mööda teatud tšakratest, ehk siis 8 tšakrat, kes ma olen hingena, et sa ei pea sellele mõtlema, et see on mingi automaatselt, sa saad nendest edasi ja mööda kuidagi. Ja siis mul tehtigi see 11. tšakra läks nagu lahti. Tegin seda seent ja siis järsku on 11. tšakra lahti. Ja siis sa saad aru järsku hetkega, et sa oled siin galaktikas, et sa oled ühest teisest galaktikast tulnud hingena. Et sa ei pea mõtlema selle 8. tšakra selle tohu peale, et kas ma olen hing ja kas ma olen see keha, et kes on Jumal. Nagu sa ei pea seda nagu mõtlema, isegi sellised nagu hetkega aru, et päris lahe galaktika ja ma olen nüüd siin galaktikas, et ma olen tulnud ühest teisest galaktikast, et see on nagu teave nagu jõuab sinuni. Ja sealt edasi ma nagu trippisin edasi järgmise dimensiooni lausa. Ehk siis meile meeldib nagu rääkida 11.4, ehk siis on siis galaktiline tšakra 11. ja siis 4. südame tšakra. Ja see on ka nagu 4. dimensioon võib-olla. Kui me lihtsustame asja, mida üldiselt soositakse. Ehk siis, kui me oleme järgmises dimensioonis, et inimkond üldiselt vibreerib praegu 3. dimensioonis, ehk siis päiksepõimikus ja kohe kõik on liikumas 4. dimensiooni ehk südametšakrasse, kus me oleme alati olnud, kus meil on vanad sõbrad ja kus me mäletame eelmised elust ja kus me kohtume eelmistest eludest pärit sõpradega. Aga kui seal on see nagu 4.11, siis oled ka nagu järgmises dimensioonis. Et mina vibreerin nagu nende kahe vahel veel, et vahepeal ma nagu näen seda järgmist dimensiooni täiesti ja vahepeal ma tulen tagasi nagu 3. dimensiooni. Et see on loomulik ja ma saan alati nagu infot selle kohta, et mis dimensioon parasjagu on või kus ma asun, et see on hästi kerge selles mõttes, et see on huvitav ja siis me kuidagi nagu tripime nende kahe maailma vahet siis. Ja tuleb välja, et ka 3. dimensioonis on siis inimesed, kelle 8. tšakra on lahti, ehk siis kes usuvad Jumalasse ja kes teenivad Jumalat ja need tüübid või see rahvas või need inimesed, nemad julgustavad ka teisi siis just 8. tšakrat avama ja õpetavad seda. Aga nendest saab mööda selles mõttes, et see on parem, et nemad on nagu kõrgem versioon 3. dimensioonis siis. Ehk usklik rahvas ja kellel on palju neid vaimseid õpetusi. Aga nemad ütlevad, et see on nagu ainus viis võib-olla veel. Et sa pead olema natuke nagu ettevaatlik võib-olla, et kui sa lähed sinna, siis sa võid nagu pettuda natuke. Et seal ei olegi kõiki inimesi, keda sa soovisid, et seal oleks või midagi sellest. Aga neil on palju õpetusi ja palju sellist tarkust
et nemad ei ole liikunud siis südametsakrasse või neljandasse dimensiooni, vaid nemad püsivad kolmandas dimensioonis ja õpetavad teisi, kes on ka kolmandas dimensioonis. Et aga ma ütlesin, et sellest saab mööda, et see on nagu sa pead mingeid asju seal tegema lihtsalt natuke. Et see ole mingi õppetund läbida või see mingi karmilised põhjused või et sa pead natuke nagu aitama neid või midagi sellist ja siis sa saad sealt tegelikult nagu mööda. Et sul ei kehti tegelikult sama piirangud kui neile või midagi sellist. Ja kui sa oled siis õnnelik vabanenud hing ja sa rändad ringi ja sulle jälle meenub see 11. tšakra, et siis on kõik jälle ilus ja sa oled jälle neljandas dimensioonis ja sa saad kõigest aru ja soovid kõiki aidata siin maa peal ja elu on väga ilus. Et mingi teave oli puudu kellelgi, et osad on seal 9.–10. tšakra on ja 9 on planeedi aitamine, on planetaarne tšakra. Seda üldiselt tehakse ikka, et hoolitakse planeedist ja et kõik loodushoid ja kõik see on seal. Ja 10. see on siis riigid ja päikesesüsteem. Et sellega on hulk probleeme hästi paljudel hingedel. Et see on, kui need teooria vaadata, siis see on jälle siuke mehelik värk. Ja riik ja päikesesüsteem, päike on nagu see Plejadide käsitluse järgi mehelik on ja et siis see tšakra, seal oli hulk probleeme, et mis on riik ja mis riik peab olema ja vaata, ja kui sul on 10. mingi hulk probleeme, siis ei saa nagu füüsilises ka edasi või see on nagu mingi jama sellega kogu aeg, et aga kui sul õnnestub siis kuidagi hüpata sinna 11. et siis see riigivärk nagu, need nagu on, aga need ei puutu sinusse või need ei mõjuta nagu sind. Et kindlasti on ka inimesi, kellel ei ole probleeme riigisüsteemidega. Kindlasti seal on ka mingeid inimesi või Tiibeti inimesi või mingeid budiste, kes valdavad neid riike ja neid asju, aga üldiselt meil sinna asja ei ole, et see on üldiselt nagu teiste teha. Jah, et seal on ka hulk rahvast, kõrgemaid ja madalamaid inimesi, igasugust rahvast. Ja 11. on siis, nagu ma ütlesin, galaktiline tšakra ja loodus, 4. dimensioon, süda. Ta on kuidagi seotud, ta on jälle naisel. Ja 12. on siis mäng või see universum, mis ka nagu väga ei puutu meisse. Aga mis on siis võib-olla siuke võõratu kosmos ja ilu ja teised universumid ja mille kohta me ka väga vähe teame. Aga jah, mind nagu tõsteti või õnnestus hüpata siis see 11.4 või kuidagi. Ja jälle on ja lihtsalt 11. tšakra jälle lahti hommikul ja vaatame, mis värk on. Et väga, väga ilus on kõik. Ja need mingi mõtted on kadunud, et teised inimesed, neil on nagu mingi mõtted ja nad nagu ütleme, et sa kehastud siia maa peale ja sa saad mingi hulga mõtteid teistelt inimestelt. Et see on nagu mitte ainult nagu see perekonna karma, vaid selle sa pead ka natuke midagi tegema, vaid nagu üldse ka nagu teiste mõtteid, sa saad mingi hunniku enda energia välja ja sõprade mõtted, perekonna tuttavate mõtted, kõik on ja need jäävad sinu aurasse ja siis sa nagu protsessid neid võib-olla. Aga kui need on kadunud täiesti, siis on mul täiesti nagu puhas plats, mõnikord aura on kõikidest mõtetest puhas täiesti ja on 11.4, et see on siuke väga õnnis seisund võib-olla. Ja kus siis sellise mäledada, sa oled teisest galaktikast tulnud siia galaktikasse, sa oled praegu siin galaktikas ja sa soovid ja tahad kõiki inimesi aidata. Ja kõik ülejäänud on nagu suht nali või nagu ei ole eriti vahet ja tähtis, mida keegi mõtleb või räägib kuskil.
ja siis veel tekkis veel hulk probleeme. Et kuidas mingit seisundit hoida, on ju, et sageli me jõuame meditatsioonis või mõtluses või joogas nagu teatud kaugusele, teatud kõrgusesse või teatud arengufaasi, kus me nagu valdame oma mõtteid juba. Aga ikka me nagu langeme ära ja läheme hästi vihaseks või me langeme ära ja näiteks satume depressiooni või pahameelde. Et see on üliraske on nagu hoida seda mõtet puhtana. Ja kui me ei loe kogu aeg, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Hare. Et kui me seda kogu aeg nagu ei tee, siis me kukume kohe tagasi. Ja see on nagu üliväärides, et see on mingi siuke koht, kus ma näen, paljud inimesed on seal, et nad on teinud natuke mingit meditatsiooni, nad on hästi kõrged hinged. Nad on teinud veits meditatsiooni ja neil on üliraske, sest nad kukuvad kogu aeg tagasi sinna vihasse ja sinna pahameelde ja sinna agressiooni ja sinna depressiooni ja nagu sellesse. Ja ma ise olen nagu sellega on seotud. Ja see on üliväärides koht, see on üliraske koht ja no, öeldakse Kaliuga ajastul ainult loe seda Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Et loe ainult seda, on ja selle kaudu need mõtted peaks puhastuma. Ja see töötab, aga vaata, nad ei tee seda ja siis nad kukuvad veel kergemini tagasi sinna pahameelde. Ja need hinged nagu kannatavad või nad nagu et teatud kõrgusel on raske hoida seda, et sa ei tohi valesti mõelda isegi, et sa mõtled valesti, sa kohe nagu kukud alla ja midagi sellist. Täna hommikusi mõtteid siis.